Eesti disaini auhinnad 2012 kuni 2022 vahekokkuvõte. Mina olen selle näituse koostaja Sandra Nuut ja minuga on täna siin Meelis Mikker ja Uku-Kristjan Küttis. Nagu te näete, te olete ümbritsetud auhinnatud töödest, et siin on siis väljas 10 aasta jooksul, siis üle aasta auhinnatud tööd. Ja 2012 oli see esimene kord, siis, kui ühisel platvormil alustati siis disaini auhindadega ja see toimus siis disainikeskuse juhtimisel ja toimub nii ka täna. Ja neid auhindu annavad välja siis erinevad liidud ja organisatsioonid. Et lihtsalt selline väikene lihtsalt lahti mõtestamine, et mis siin ruumis toimub. Et kui te tulite siia, siis teie vasakul käel olid Brunod, ehk siis Bruno auhinnaga auhinnatud siis tootedisaini ja tööstusdisaini tööd. Samas ruumis on ka teenusedisaini auhinnatud tööd või teenusedisaini projektid ja seal on ka siis ümarlaud selline disainihariduse valdkonnas saanud auhinnatud siis tegelased. Ja siin ruumis on siis suures osas vallutanud enda alla või võtnud üle ruumi ADCE auhinnad. ADCE on siis Art Directors Club Estonia või siis kutsume seda eesti keeli kunstiliste juhtide liiduks. Ja kunstiliste juhtide liit või ADCE annab siis auhindu või tunnustab töid graafilise disaini ja veebidisaini valdkonnas. Et siin on siis, et need pikad lauad, siin järjest on siis täiesti erinevad kategooriatega ja auhinnatud tööd siis. ADCE erineb teistest auhinnatud töödest võib-olla või sellisest organisatsiooni nagu selline toimimine erineb selle poolest, et nemad annavad tegelikult auhindu välja igal aastal. Et siin on üks osa sellest kõigest väljas, et seda on veel rohkem. Et selline üle aasta toimub siis selline koos suurejoonelisem auhindamine. Ja täna seame fookuse visuaalsele või visuaalsetele identiteetidele. Neid võib kutsuda ka CVI projektideks või siis, et inglise keeles corporate visual identity loomiseks. Et visuaalsed identiteedid on meie ümber siis igal pool. Et kui te muuseumisse tulite, eks ju, et siis muuseumil on oma miski visuaalne vorm ja sellel näitusel. Aga siin täna lähemalt siis vaatame auhinnatud projekte. Et siin laua peal on väljas siis näiteks Tallinna linna visuaalne identiteet või selle erinevad vormid või kuidas see on vormi võtnud ja ka Kaitseliidu töö ja Tallinn Music Weeki siis erinevad trükised ja esemed. Ja siin samuti näete seda ekraanil. Et visuaalseid identiteete luuakse siis, nagu te aru saate, nii ettevõtetele, organisatsioonidele, sündmustele, et see on lõputu ilmselt see nimekiri, kellele saab või millele saab seda luua. Ja selle kõige mõtestamiseks, nagu mainisin, on minu kõrval siin Meelis Mikker ja Uku-Kristjan Küttis. Ja ma lasekski teid natuke ennast tutvustada, et millises kontekstis te töötate ja millist disainitööd te teete. Et kõigepealt natuke selles ka, et äkki on inimesi, kes ei tunne teid. Mul on mikrofon, et mina olen Uku-Kristjan. Ma olen üks 2 partnerist, kes juhib disainifirmat Aku. Me peamiselt tegelemegi, enamasti meie tööst ongi erinevate identiteetide väljatöötamine ja rakendamine, ehk siis selle põhimõtteliselt 2 tööd, üks siis mõtled selle välja, teine asi on see, et aitad kliendil või siis põhimõtteliselt kliendil alati seda ellu viia või siis nagu selle alusel tööd teha. Samuti me siis, kui me neid tööd teeme, siis tavaliselt koostame ka erinevaid juhendeid või protsesse, kuidas see asi saaks lõplikult rakenduda. Et mõnes mõttes need tööd, mis siin väljas on tihtilugu just selle esimese faasi nagu tulemid, et need ei ole võib-olla alati mingid sellised elus olevad asjad, vaid nad on nagu kapseldunud sellesse
auhinna formaadi ajastusse, ehk siis, et mingid asjad lähevad oma elu edasi ja muutuvad ja lähevad teistsuguseks. Aga jah, võib-olla sellest me räägime pikemalt. Tere, mina olen Meelis ja võib-olla endast natuke räägin, et 25 aastat olen olnud reklaamiagentuuris loovjuht, ehk siis niisugusest kommertsreklaamist enam-vähem mingi põgus ülevaade on, et kuidas suure eelarvega turundust kommunikatsiooni nagu tehakse. Aga siis nüüd viimased 5 aastat olen, ei tea, kuidas viisaks on öelda, iseseisev disainer ehk töötan oma pead ja tegelen hetkel põhiliselt pakendidisainiga ja vähemal määral niisugune brändistrateegia on ka natukene nagu teenusdisain, et niisugust nagu strateegilist poolt sinna juurde. Ja üllataval kombel, ütleme, agentuuritöös on seda visuaalset identiteeti tulnud nagu palju ette, aga et ma ei saa nagu kätt südamele panna ja öelda nagu Uku, et ma iga päev nagu teen, et pigem nagu vastupidi, et need projektid, mida ma ise olen teinud, ma arvan, on äkki kokku mingi, ma ei tea, 10 äkki. Aga mis on nagu huvitav võib-olla on see, et tegelikult see visuaalne identiteet jõuab ka nagu pakendini ühel hetkel, et see on nagu paratamatu niisugune nagu seos ja see on see koht, kus siis mina nagu igapäevaselt sellega kokku puutun. Ja tegelikult õpetan ka EKAs siis pakendi graafikat. Ja, et tänud sissejuhatuse eest, et kui me nüüd liigume lähemale, et siis Meelis Mikker on kujundanud identiteedi Kaitseliidule 2017. aastal, et koostöös siis Ander Avila, Jaana Koppeli, Mart Andersoniga ning see siis pälvis auhinna 2018. aastal kategoorias firma graafika rebranding, et lihtsalt olles täpsed. Samal aastal on ka loodud, ma eksi, et Aku on loonud siis Tallinna linna visuaalse identiteedi. Akus töötasid selle projekti kallal siis lisaks Ukule Kaarel Kala, Jaan Sarapuu, Tim Kreutzner, Aimur Takk ja Lari Orav. Et kohe, kui ma eksin, siis te võite mind parandada. Et need mõlemad projektid on siis auhinnatud. Ja ma panen need teie ette ka. Et kõigepealt võib-olla siis alustakski sellest, et kuidas need projektid alguse said, et jah. Ja, et kuidas projektid alguse said, see on, tihtilugu avalikus sektoris on see, et toimub hange või konkurss. Konkursile tavaliselt saabub kutse, need siin liiguvad. Siis ühesõnaga, et igasuguste konkurssidega on tavaliselt see probleem, et seal on, kui riik korraldab tihtilugu hästi ütleme, halvasti sõnastatud lähteülesanded, üsna kummalised hindamistingimused ja muud säärased mingid probleemid, et see võib-olla on üks paremaid hankeid, mis me teinud oleme või mida võib-olla võitnud oleme, et see enam-vähem keelt kirjutatud lähteülesanne, seal tegi Marko Karu. Aga samas see oli üsna kitsendav ka, sest nad kirjutasid otseselt sinna, või tema kirjutas sinna sisse, et kogu see identiteet peab lähtuma vapi kujust ja siis linna lipust, et need on kõige äratuntavad sümbolid. Selles mõttes, et see oli erinev arv agentuure, ma märtaks, et oli kuskil 7 või 8. Ja siis kõik lahendasid seda sama ülesannet erinevatel viisidel, mida meie lahendus oli lihtsalt põhimõtteliselt võtta see vapi kuju lipp ja siis natuke seda itereerides jõuda sükse kujundini ja palju muude elementini ka, et siis peamised asjad ongi see 2 värvi, siis see liputuletismuster erinevatel viisidel ja siis loogika, kuidas neid kokku panna. Seal võib-olla mõned näited on seal veel, aga jah, et siiamaani meie suhe selle kliendiga vahepeal lõppes ära, meil nendega toimetanud mõned aastad juba, et nagu ma enne mainisin, siis igasugune töö või teema avalikus sektoris on hange ja ka nende hangete võib-olla probleemi koht praegu on see, et nagu ma enne mainisin, et need tingimused on kohati üsna kummastavad, näiteks, et on olemas üks määre, mis on tunni hind ja siis mõnikord näiteks võidab mõni agentuur, kelle tunni hind on 1 euro näiteks. Nagu
jah, igasugused sellised kummalisi asju on, aga võib-olla see on võib-olla teise loengu teema või arutelu teema, et kuidas koostada paremaid riigihankeid. Aga jah, et enamus sellised, ma eeldan, et ka see oli mingis vormis kas konkurss või hange, millest meil rääkima hakkab. Aga jah, põhimõtteliselt see on selle töö algus. Täpselt. Jah, hange Kaitseliidu puhul siis see hange oli nii, et ega ma tegelikult ei teadnud, projektijuhid midagi seal kirjutasid, täitsid dokumente ja ühel hetkel oli see hange majas ja oli vaja tegema hakata. Ja siis töö käigus selgus, et mida kõik vaja teha on ja siis võtsime 2 käega peast kinni. Et tegelikult siia tulles mõtlesin, et mis selles Kaitseliidus on nagu erilist ja tegelikult ta mingis mõttes sellel ajal, kui see hange tehti, oli väga nagu oma ajast ees. Et tänasel päeval, kui me näeme siin suurt sõda, siis on see niisugune militaarkommunikatsioon on hästi nagu päevakorral, et kõik peab olema nagu selge ja ahvatlev ja arusaadav ja inspireeriv. Ja Kaitseliit nagu tollel hetkel otsustas selle ära teha. Et kes iganes selle idee peale tuli, et see minu meelest oli väga nutikas idee. Aga siis, kui me lõpuks jõudsime selle töö sisuni, siis me võtsime 2 käega peast kinni, sest et meil oli, mis ma kirjutasin, 18 malevat, paar allorganisatsiooni ja nendel kõigil ei olnud oma nagu logo. Või et olid siin on ka näha, et olid mingisugused sümbolid, kõik olid erinevas kvaliteedis, erinevad moodi stiliseeritud, erinevad kujud, kohati oli isegi lihtsalt, et oli nagu rinnamärk oli ainus asi, mis oli nagu ühe maleva kohta nagu olemas, et ei olnud isegi lippu näiteks. Et väga huvitav projekt ja huvitav ka sellepärast, et sageli selle kaitseliitlase side või seal organisatsioonis oleva inimese side selle märgi või vapiga on hästi nagu tugev. Et see kuuluvustunne selle lipu all kõndimine, et kes meist käib nagu oma ettevõtte lipuga nagu tänaval või paneb oma vormi peale, et mitte sageli. Et selles mõttes hästi huvitavalt alguse saanud projekt, aga kasvas kohutavalt suureks. Et siis üks osa teie nendest töödest või ma saan aru, et mõlemad on hanke korras siis jõudnud teieni või et olete osalenud konkursil ja need on siis konkursi võidud ja siis sealt on lahti läinud siis see töö, eks ju. Et ma ei tea, võib-olla publikul on ka huvitav, et kui palju või milline hulk et kui tihti te selliseid hankeprojekte teete ja kas see teine küsimus võib-olla, et rääkisite, et need hanked olid võib-olla keerulised või see lähteülesande alguspunkt võib-olla ei olnud võib-olla väga selge, et siin Tallinna linna puhul oli võetud appi, siis ma saan aru, disainer selle koostamiseks lausa, et kas siis võib-olla oleks alati see hea lahendus kooskõlastada lähteülesannega mõne siis välise disaineri või vaatlejaga, et seda korra. Ja et ideaalis on see kuidagi lahendus selline, et seal kliendi meeskonnas või selles, kes iganes seda hanget koostab, on alati disainer samuti, on disainer ka žüriis. Muidu puudub nagu võimalus seda kuidagi arusaadavalt nagu ülesandeks vormistada, samuti pärast seda hinnata, et mida rohkem on kaasatud sellesse protsessi disainereid, siis seda nagu parema tulemuseni võib jõuda, sest et tihtilugu nagu võtta selle, ma ei tea, organisatsiooni direktor, mingi keskastme juht ja siis hanke koostaja ja anda neil mingi valik tihtilugu üsna sarnaseid või vähemalt nende pilgu järgi sarnaseid töid, et nad ei ole selle ala eksperdid sellega kokku puutunud, et siis on ka nende poolt vaadates tegelikult üsna keeruline otsustada, et mis see siis on. Ja tihtilugu on ka selline küsimus, et kui see on see hinnakomponent, see on üks asi, mis on hakanud muutuma viimasel ajal, et ennem võib-olla oli see hind oli 60% ja loovtöö oli 40%, siis et viimasel ajal see asi on natukene
hakanud nagu minema teistpidi. Samal ajal on ka see küsimus, kuidas me siis midagi hindame, et millised on sellised mõõdikustavad kriteeriumid, et seda on päris keeruline nagu ka võib-olla põhimõtteliselt ka seal hinnata, milles me siis kokku lepime, et see ei läheks sinna kohta, et meeldib või ei meeldi või et mida me seal nagu mõõdame. Päeva lõpuks mingis hetkes on kõik asjad subjektiivsed, aga meie poolt vaadates alati kõige parem tulemus võib-olla hoopis ongi see, et kui ei hangita mitte niivõrd seda lõplikku loovtööd, vaid neid inimesi, kes seda teostama hakkavad. Ehk siis seda saab nagu, või seda nagu seltskonnast teine asi, mis nende hangete puhul tekib, on see, et on tihtilugu tasustamata tööd. Ka see aeg-ajalt on nagu muutunud paremuse suunas, et on tekkinud ka selliseid tasustatud hankeid, kus tõsi on võib-olla see töökompensatsioon ei korva nagu sinna minevat aega, et see on üsna väike, aga vähemalt see on samm õiges suunas selles mõttes, et ei ole, mitte suurtemast asjade puhul on võib-olla 6-7 erinevat agentuuri, seal on igal pool mingi 3-4 inimest, kes sellega võib-olla tegelevad, mõnikord on vähem, aga ikkagi päris palju inimesi teevad päris palju tööd, et see on näiteks üks variant, kuidas seda hästi teha, on see, et otsustada ära, et millised on 3 võib-olla agentuuri, kes võiksid seda teostada ja tellida nende käest mingisugune suund või mõte, et see tasustada ja siis selle alusel minna edasi. Et sellisel juhul on nagu kõikidel osapooltel nagu mõnes mõttes nagu võib-olla nagu hea variant seda tööd teha nagu edasi mingi kujul. Jaa. Mul oli hiljuti kogemus tegelikult, kus ma nõustasin ühte hanget ja see oli päris huvitav. Selles mõttes, et selguski, et küsimus oli, et okei, et tellime agentuuridelt portfooliot, et hindame neid siis. Ja siis tekkis nagu küsimus, aga mille järgi neid nagu hinnata? Kas Uku tead, kuidas hinnata portfooliot? Mis kriteeriumid seal, kui suur on, eks ole. Et tegelikult päris raske küsimus, ma tegelikult ei ole päris kindel, kas ma sain nagu hea vastuse sellele. Et ta jääb, selle portfoolio hindamine paratamatult nagu subjektiivseks ja kui selles komisjonis ei ole disainerid, siis võibki olla raske aru saada. Et tegelikult siis üks asi on see, et portfooliole esitada mingid nõuded, et kui on seal mingisugused disainitööd või siis identiteeditööd, et siis seal oleks ka nagu kirjeldus või selle lahtimõtestamine, et miks see tulemus on hea. Et seda niisugust selgitust kindlasti on vaja sellise hanke portfoolios, ma arvan. Et siis on ka lihtsam nagu hinnata, et okei, et niisugune ilus asi, aga et kuidas see siis nagu peaks töötama, et see on tegelikult oluline aspekt. Ja ikkagi ongi raske, et kuidas sa siis jagad, et mis on hea portfoolio ja mis ei ole. Ja see headus võib ka olla nagu selle projekti või kliendi põhine, et konkreetne klient vaatab seda portfooliot, me näeme, et siin seda tüüpi ülesandeid see agentuur näiteks oskab lahendada. See ei tähenda, et see agentuur oleks vilets, kui ta ei oska seda teha. Et väga keeruline pähkel ja oma üllatuseks muide ei leidnud ühtegi hanget, väga palju tööd sai sellega tehtud, kus oleks see väga hästi senini nagu see portfoolio hindamine nagu tehtud, et see jätkuvalt hea pretsedent on nagu puudu. Aga liigume sellest hankest edasi. Võime pikalt rääkida hangetest. See on huvitav teema, aga et siin, kui te olete mõlemad selle nagu konkursil osalenud, eks ju, et siis te olete midagi saatnud, et sinna, et mingid tööd, eks ju, ma saan aru, või mingisuguse siis ettepaneku, mismoodi seda visuaalset identiteeti võiks lahendada, et kui palju sellest ettepanekust jääb järele või kuidas see hakkab seal oma elu elama, et kas, võib-olla ma eksin siin selle küsimusega, et oli ettepanek, eks ju, ma kujutan ette, et ettepaneku raamat Tallinna linna puhul on minu meelest siin väljas, eks ju, et Kaitseliidu puhul. Ma teen lühikese vastuse, siis Uku saab jälle pikalt rääkida. Et tegelikult Kaitseliidu puhul hangiti hinda ja hind, keegi kirjutas mingi hinna, sellega me projekti võitsime ja siis pärast avastasime, et
et selle raha eest on nii palju asju vaja teha. Et nii võib ka juhtuda. Ja Tallinna puhul me tegime selle üsna valmis, aga me lõpuks muutsime selle kirjatüübi ja muud asjad ka nagu selles mõttes ära, aga mitte nagu liiga palju. Mingite muude projekti, ongi see, et kuhu maani see, kuidas seda sõna jälle kasutada, aga kuidas see hange üles ehtatud on, et kui küsitakse seda loovtööd, siis tihtilugu pärast sa ei saa nagu enam tagasi astuda, et siis sa oledki nii, et okei, sa ei saa nagu mingi ideega seda konkurssi võita ja siis öelda, et see on täielik jama, et hakkame otsad peale, et selles mõttes nagu jääd sinna kuhugi lukku. Hästi. Aga siis mõlema siis selle projekti taga, et kui me võtame need projektid, näiteks on olnud terve meeskond inimesi, et ma saan aru, et ühtegi sellist suur projekti ei tehta üksinda või võib-olla mõni üksikul juhul võib-olla tehakse, eks ju, et seda on ka, aga äkki räägite sellest, kuidas te nagu, et millised osad nendes töödes on ja mismoodi te kuidagi seda olete jaganud või kuidas see kõik toimib kokku, et kes mida teeb või mismoodi see visuaalne identiteet sealt lõpuks kokku tuleb? No, me proovime teha ideaalis niimoodi, et selles esimeses faasis, kus peab mingid asju välja mõtlema, kus on nagu see küsimus, mis see idee on või mis see peamine rebu on, et siis on nagu hea korraks kaasata hästi palju inimesi korraks nagu lihtsalt, et igaüks võtab 2 tundi või 1 tunni või tuleb korraks mingile nõupidamisele lihtsalt. Need asjad, need ideed ei pea kuidagi nagu lõplikud või valmis olema, aga lihtsalt, et kui alguses on palju asju, siis on sealt võimalik alati itereerida nagu väiksemaks ja neid paremaid asju teha veel paremaks. Aga et kui üks inimene peab üksinda midagi tegema, see pole algusest päris raske lihtsalt, et siis oled seal nagu üksinda ja pead midagi leiutama. Et meie kogemusel on olnud see, et jah, et alguse faasis on, aga lõpuks on ikkagi üks inimene, kes selle, ma ei tea, faili valmis teeb või selle mingi trükise või esitluse kokku paneb, et see on ikkagi ühe inimese töö, aga et teised saavad seal mingite asjadega aidata, aga et keegi peab olema selle nagu, ma ei tea, graafilise osa omanik, et kui see liigub erinevate inimeste käest, eriti selles algfaasis, kus mingid reeglid puuduvad, kuidas see asi peaks välja nägema, siis on nagu väga raske millestki kinni hoida, et igaüks lahendaks mingit väikest detaili erinevalt. Mis küsimus oli? Kuidas on rollid jaotatud tööd tehes? Tegelikult võib-olla iga identiteedi puhul peaks küsima seda disaineri küsimust, miks? Et miks me seda teeme üldse? Et mis probleemi me lahendame? Ja Kaitseliidu puhul minu meelest oli täpselt sama, et tore, tehke midagi, raha on siin, aga see küsimus on see, et aga mis probleemi me lahendame, kes seda stiili peab pärast kasutama. Ja see oli tegelikult kõige tähtsam küsimus selle töö puhul. Et ja kuidas see töö nagu jaotus, ma arvan, et seal ei olnud väga suurt seltskonda, kui me seda tegime, mina ja Ander, ma ei tea, kas Ander on siin, hästi. Ja me enam-vähem ikkagi koos proovisime selle visiooni nagu paika panna, et mis see siis on, mida me tahame, nagu, millist Kaitseliitu me näha tahame ja kuna mina tollel ajal olin loovjuht, disainitööd igapäevaselt väga palju ei teinud, siis Ander oli see, kes suure osa nendest vappidest joonistas. Kui ta oli nädal aega joonistanud, siis vaatasime jälle koos üle, mõtlesime, et kas on hästi või peaks uuesti tegema. Ja see oli päris ränk töö, sellepärast, et lisaks sellele, et välja mõelda, kuidas stiliseerida mingit maleva vappi, on seal ju kohutavalt osapooli, kes selles osaleda tahavad. Et iga malev tahab öelda oma seisukoha selles osas, et meie lipu või vapiga küll nii teha ei tohi või vastupidi, et jah, see on väga äge, et te nii tegite. Et kooskõlastada, käia nende iga maleva juures ja rääkida nendega ja aru saada, mida nad siis iga selle väikse killukesega nagu arvestada, et see oli nagu meeletu töö, et võib-olla kõige pikem
nagu stiiliraamat, mis üldse nagu kunagi on tehtud. Ja siis ühel hetkel, kui see märgitöö juba oli kuhugi jõudnud, siis oli see küsimus, et aga millest see stiil siis koosneb. Ja selle stiili me tegelikult taandasime enam-vähem 2 asjale, värvile ja fondile või kirjatüübile. Ja kirjatüübiks siis tegime koostööd Mart Andersoniga, Mart tõstab käe püsti korra, ja tubli. Ja see töö oli ka koostöös, et ikkagi mina otsisin mingisuguseid fondi kirjatüübi näiteid, Ander otsis mingeid näiteid, Mart ise otsis mingeid näiteid. Ja siis nende näidete varal nagu koos loksutasime paika, et mis siis, seal on isegi näha neid, kus oli see näidete slaid. Et kust me selle siis kõik nagu kokku nagu leiutasime, et mis meie jaoks on niisugune Eesti militaar nagu kirjatüüp on. Ja tagantjärgi ma pean ütlema, et see oli üks paremaid otsuseid üldse selle stiili puhul, sellepärast, et kes ei tea või kes teab, Kaitseliit koosneb vabatahtlikest. Ja seal ei ole palgal kujundajaid, kes oskavad võtta stiiliraamatu ja sellega midagi teha. Ja parim otsus on see, et kui nad leiavad arvutist selle õige fondi ülesse, siis on juba lootust, et see asi näeb välja nagu Kaitseliit. Ja selles mõttes see on nagu nüüd juba aastaid hiljem on isegi päris hästi tööle läinud. See kirjatüüp siis loodi, nagu ma saan aru, selle projekti käigus spetsiaalselt Kaitseliidule, et see oleks selge ja meie seas istub ka siis selle kirjatüübi looja. Et milliseid, sa mainisid seda vappi, eks ju, seda kotkast ja kirjatüüpi, et milliseid elemente, et samamoodi ka Tallinna linna puhul, et sai seda lippu, eks ju, modifitseeritud, et milliste elementidega te nagu tööd tegite põhimõtteliselt, et kas neid saaks korra veel välja tuua, et kas siin on veel miskit? Jaa, siin võib natukene nagu tagasi panna paar lehekülge, ma räägin pane veel. Ja vaat siin on näha, et üks asi olid need vapid, et me määrasime ära, mis on selle maleva nagu vapi kuju, et see on kogu aeg standardne ühesugune. Ja siis tegelikult siin uku kõrval on näha ka, et iga selle maleva juurde erinevalt vapist käib ka mingisugune kirjaosa. Tavaliselt vappi ei kasutata koos kirjablokiga, aga selle puhul on see nagu vajalik. Ja see oli päris nagu suur töö, et seda nagu läbi mängida, et kuidas siis need tekstid selle vapi kõrval istuvad ja just see, et need on ju jumala abiga, kõik on eri pikkused nende malevate nimed. Saaremaa on palju pikem kui Paide sõnana, et päris niisugune nuputamine, et see oli niisugune suur töö, et stiiliraamatus tavaliselt on, et üleantav materjal on logofailid. Logofailid on siis vektorgraafika, PNG, mis seal on, erinevad variandid, failiformaadid, siis mustvalge, RGB, spotvärv ja siis nüüd korrutame selle 18-ga, ma arvan, et seal on mingi 200-300 nagu logofaili lõpuks. Et see oli täiesti košmaarne hulk, mis tegelikult siit lõpus nagu see üleantava materjali kogus, et mida see logo hulk tegelikult genereerib. Ja siis muidugi te vaatate, et on tsentraalse kompositsiooniga kirjaga ja siis nagu siis paremal pool kirjakampaga, et see omakorda igast asjast veel 3 versiooni, et selline kohutav kogus. Ja mis elemendid veel, aga rohkem elemente ei olnudki. Värvid, kirjatüüp ja mõned rakendused siis olid need, mis sinna veel mahtusid nagu sisse sellesse, et enamik sellest tööst läks tegelikult selle vapimajanduse alla.
said korraks panna selle piltidega slaidi sinna, et üks osa, mida me proovisime Tallinna puhul teha, mis rakendus päris huvitavalt, oli see, et me proovisime luua mingit illustratsiooni stiili ja seda ära kirjeldada, et meil siin slaidi sellest ei ole, aga sellel veebilehel on juhis, kuidas joonistada siis selles stiilis illustratsioone, et Ryan Chapman mõtles selle süsteemi välja. Meie lootus oli see, et see on väga lihtne, et kõik oskavad seda nagu teha ja siis me hakkasime vaatama pärast, mis sellest nagu saama hakkas, nagu, et kui tegelikult kui teha nagu illustratsioonil proovida luua mingisugune ka oma juhend või stiiliraamat või mingi muu selline asi, siis see tegelikult ikkagi on niivõrd individuaalne, et inimesed ikka ei oska päris hästi seda nagu rakendada. Ja siis ma olen selle illustraatoriga ehk siis Ryaniga pärast rääkinud, et tal on selline tunne, et kuskil keegi kogu aeg teeb mingit vuhveltöid, kopeerib teda hästi halvasti ka veel. Et selles mõttes oli see nagu õppetund, et näiteks illustratsioon on selline asi, mida peaks tellima ainult ühe konkreetse illustraatori käest, kui on vaja sellist illustratsiooni keelt. Et teha juhend, kuidas põhimõtteliselt selle inimese käekirja nagu kopeerida ja siis loota, et keegi sellega hästi hakkama saab, et see on üsna selline läbikukkunud mõte. Kas Ryan Chapman ise koostas selle juhendi, kuidas teda siis justkui kopeerida? Ja, see on seal olemas, et kuidas põhimõtteliselt kui vaat trammi külje pealt, et kuidas selle mingi joone sealt kätte saab ja mis värve kasutada ja kuidas mitte gradienti kasutada ja mingid muid selliseid asju, aga tema mõte oli selles, et need on üsna sellised lihtsad tükid, et saab nagu 2 inimest kokku panna ja siis on mingi uus stseen või on mingi, ühesõnaga, et kuidas see lihtsusaste peaks käima. Aga et selgus, et see nii lihtsalt ei lähe. Kas sa räägiksid ka näiteks, et siin on seda lippu on püütud siis kasutada ka sebrana, et seda lippu on mitmel pool, aga... Seal jällegi oli selline optimistlik mõte, et sellist asja võiks teha, aga siis selgus, et meil on olemas need eeskirjad, mis piiravad igasuguseid liikluskorralduse asju, näiteks, et sebra peab olema triibuline ja edasi, et seda ei õnnestunud teha päris sellisel kujul. Aga jällegi need on kõik tööd sellest konkursitööst, et siis põhimõtteliselt üks teine asi, mis on alati nende konkurside puhul üsna huvitav teema on see, et sa pead nagu lavastama või siis tegema mock-up'e, ehk siis nagu selliseid pilte asjadest, et nad näeksid välja nagu päris asjad, et enne kui need nagu päris valmis ei ole, sama asi on seal Kaitseliidu töös ka, et mis tihtilugu on minu meelest selline nagu problemaatiline koht, et sa nagu näitad midagi, mis päriselt ei ole olemas, et on selline tunne, et sellist volikut pole olemas, seda ei ole, ühtegi asja pole olemas tegelikult nagu päriselt, aga tundub nagu võib-olla on olemas, kui hästi keegi selle mock-upimisega hakkama saab. Aga see mõnes mõttes on üsna nagu selline petlik, et tihtilugu jääb selline mulje, et kõik on nagu väga tore ja võikski niimoodi minna, aga et siis, kui sinna see päris maailm nagu vastu tuleb, et siis võib-olla asjad nagu ei näe nii head välja. Et see on ka mõnes mõttes selline probleem nende disainiauhindade puhul ka tihtilugu, et see on hästi palju selliseid asju mõnikord, mida pole päris maailmas nagu olemas, et see tekitab küsimus, et kas me siis nagu hindame selle potentsiaalse disaini võimekust või siis reaalselt seda asja, mis füüsiliselt valmis tehti. Et seal on meil terve suur maailm vahel, et kuidas see nagu, ma ei tea, pakendidisainerina ma arvan, et seda hästi päriselt see ei ole nii lihtne, et seda pilti on lihtsam teha, kui seda asja valmis saada. Aga nüüd äkki siis selle üleandmise faasi juures, et Meelis, sa mainisid seda stiiliraamatut, et mis lõpuks siis kliendile üle antakse, et see kliendiga koos loome, et on selline ka pikk faas, eks ju, ma saan aru, et on suhtlus ja siis lõpuks toimub, ma lihtsalt üritan seda ette kujutada, milline see protsess võib olla, et mismoodi see üleandmise protsess on ja. Nüüd Kaitseliidu puhul oli selline huvitav asi, et ta on vabatahtlik organisatsioon, aga samas on ta ka sõjaväeline organisatsioon, mis tähendab, et iga asja jaoks on olemas oma komisjon, kus igasugune tegevus peab käskirjaga olema kinnitatud. Ja nii on ka Kaitseliidus olemas heraldikakomisjon, mis siis igasugused niisugused nagu kujundus või nagu niisugust visuaalset välimust puudutavad asjad peab kinnitama. Aga
seal selle asja konks on see, et nad ei saa kinnitada asju, mis osakondadele või malevatele ei meeldi. Ehk see Ander, keda siin täna ei ole, sai osaleda suurel hulgal roadshowdel, käia erinevates malevates ja rääkida, veenda inimesi, et see, mida me teeme, on täiesti okei. Ja lõppes see sellega tegelikult, et tänasel päeval nendest erinevatest vappidest ikkagi kõik ei ole kasutusel, sest mõned malevad on otsustanud, et see, mis oli vanasti, on parem kui see, mis on nagu muudatuse ettepanekuna juba komisjonis kinnitatud. Ja alles siis, kui kõik malevad olid nagu nõusse saadud enam-vähem, läks see asi heraldika komisjoni, kus oli ka heraldik, kes omakorda siis otsustas, et mingeid asju tema meelest ei tohi teha või ei ole sobilik teha. Ja päris selles mõttes niisugust logo sõela teiste projektide puhul ma ei kujuta ette, et saaks olla. Et kohutav energia ja tegelikult, mis on siin huvitav nüanss, kui te vaatate seda Kotkast, siis sellest Kotkast on tehtud 2 versiooni. Üks on siis selline, mis on see originaal, mis siin on nagu enne servas. Siis on natukene niisugune korrigeeritud värviskeemiga, natukene ülejoonistatud, selgemaks tehtud Kotkas. Ja siis on niisugune lihtsustatud Kotkas. Ja lihtsustatud Kotkas tegelikult, ma ei tea, mis elu ta hetkel elab, aga ta on tegelikult väga vajalik asi just digiajastul, kui sa pead tegema, ma ei tea, veebis on logo, mis on, 12 millimeetrit kõrge ja kujutate ette seda detailide hulka selle vapi peal, eriti neid lõvisid, mis on paari mikroni suurused seal. Ja see oli päris suur nagu veenmine, et seda lihtsustatud logo üldse nagu kuidagi kajastada selles stiiliraamatus. Et lõpuks siis jäi, et või pange ta sinna sisse, aga kirjutaga, et seda ei tohi kasutada nagu tavajuhtudel. Et seal olid niisugused, nagu, et see on erandkorras võib teatud juhtudel kasutada. Ja ega üleandmine isegi nüüd aastaid hiljem aeg-ajalt ma saan mingisuguse kõne Kaitseliidust, kui küsitakse, et kuule, kas sa tead, kus see stiiliraamat on? et see üleandmine näha on, et mingil määral peakorteris Tallinnas see toimib, aga osakondades võib vabalt juhtuda, et ei ole seda üles leitud. Et see tegelikult ei ole väga suur raamat, see on mingi, ma ei tea, 50 lehekülge äkki või. Ja siis on terve suur hulk neid paarsada logofaili erinevates formaatides, kus on siis võimalik kaevata. Ja font, Mardi tehtud font, mis on siis see, mis tegelikult tänasel päeval, kui te vaatate neid materjale või kui keegi jälgib, mida Kaitseliit teeb, siis see on see on see ainus asi enam-vähem, mis seda nagu koos hoiab, et see oli see üleandmine ja mingisugust niisugust, ma ei tea, juhendamist, õpetamist, et tegelikult seda siin seda ei oleks ka ette kujutanud, et käia läbi 16 malevat igas ühes, juhendada seda vabatahtlikku, kes võib-olla saab tulla tollel päeval, võib-olla ei saa tulla tollel päeval. Et ei kujutaks ette, et selles mõttes hästi raske juhtum, et isegi kui sa väga tahaksid, et kõik oleks juhendatud ja kõik saaks aru, mida sa selle stiiliraamatuga mõtled, see füüsiliselt lihtsalt ei ole võimalik. Et me tavaliselt anname üle, mis on CVI-na, CVI on mõnes mõttes võiks öelda, et see on koka raamat, et põhimõtteliselt on seal need retseptid, kuidas siukest asja teha. Aga sul on kokku leppinud, et kui palju neid on, ma ei tea, milliseid faile on vaja, aga nagu päeva lõpuks ikkagi keegi hakkab nagu selle järgi süüa tegema, et kas see on klient ise
või on tal palgatud keegi teine, mingi agentuur või nii, et mingid lihtsamaid, ma ei tea, toitusid oskavad ise teha, aga et lõppkokkuvõttes seal peab tekkima keegi, kes kliendi poolt, keegi, kes seda kasutama hakkab. Et meil on olnud enda praktikas nii häid kui halbu näiteid. Mida Rahvusraamatukogus töötab Viktor Gurov, suurepärased asjad tulevad sealt ja siis mingite asjade puhul me näeme, et see, ma ei tea, seesama illustratsiooni näide, et see ei toimi päris hästi. Et tegelikult see on lihtsalt mingisuguse reeglistiku üleandmine. Me oleme selles enne kokku leppinud, mis seal sees on, millise detailsusastmega ja nii edasi. Et me tavaliselt anname üle ka kõik tööfailid, mis me oleme selle loomisel teinud, ehk siis, et neil on vähemalt lihtne seda kohe alguses kasutama hakata, et me proovime teha juba mingite õigete tekstide, mingi sisu, kõige muuga need asjad, et kui kuskil on lorem ipsum, siis on suhteliselt keerukas juba aru saada, et miks selline asi eksisteerib, kui seal ei ole õiget infot sees või sellele funktsiooni. Ehk siis jah, pigem ja siis kui me ise ei ole selles rollis, et me saaksime seda rakendada erinevatel põhjustel, siis me alati lepime kokku, et mis me siis teeme, et kas me teeme mingeid koolitusi seal asutuse enda sees või mingi, ma ei tea, anname tagasisidet selle disaineri tööle või mõnikord on sellest CVI-st tuleb mingisugune järgmine asi hoopis, tuleb mingisugune veebilehel hoopis või mingisugune, ma ei tea, keegi hakkab mingit meenet tootma, et meil on mingi kokkuleppe alguses, et kuhu maani me oleme selles projektis peale selle CVI valmimist kaasas. Aga sellele kokaraamatu jutule ma tegelikult lisaksin või täiendaksin seda omalt poolt sellega, et stiiliraamatut võib teha mitut moodi, võib teha siukse keelava, käskiva juhise, kus öeldakse väga selgelt, mida ei tohi teha ja mida peab tegema. Ideaalis see stiiliraamat võiks olla inspiratsioon disainerile. Et kui sa selle stiiliraamatu kätte võtab, siis ta saab aru, kuidas luua midagi põnevat ja toredat, mitte ta ei tunne niisugust ahistust, et ta ei saa ennast üldse kuidagi väljendada. Et see on teinekord suur väljakutse, et kuidas seda siis teha ja alati see ei ole ka asjakohane, et vahest tulebki teha kitsendav stiiliraamat. Tundub, et see kokaraamatu paralleel on tõesti ideaalne, et tõesti oleneb, kes selle siis saab enda kätte, eks ju, ja et võib olla nii häid maitseid kui halvemaid maitseid, et see variatsioonide lõputus on ilmselt sinna sisse kirjutatud siis. Aga korra siis on erinevaid, eks ju, neid visuaalseid identiteete, et siin on sellised ka need kaks on omavahel, kuigi siin on mõned hankekorras tehtud, eks ju, ja avalik sektor justkui, et siin võivad olla mõned sarnasused, aga siis on ka selliseid lühemaajalisi, kui me jõuame siin Tallinn Music Weekini, et Uku, äkki sa oskaksid avada natukene seda, et millised võib-olla mingid põhierinevused on, et mis on kuidagi sellisele sündmusele, mis võib-olla meie ees mõned päevad, mõned nädalad ja siis sellisele aastaid, võib-olla aastate pikkuselt meie ees olevatele sellistele põhimõttelistele pikemaajalistele visuaalsetele lahendustele. Ma arvan, et peamine vahe on see, et me Tallinn Music Weeki puhul ei tee CVI-d, või seal ei ole otseselt vajadust, et kuna me teame, et seal on see lühikene ajavahemik, millal see tekib ja võimist kaob. Jah, seal on mõned elemendid, mis jätkuvad, võib-olla ka uuenevad. Tallinn Music Weeki puhul on olnud see kirjatüüp vist juba, see oli 2018 tuli see välja ja see ilmselt võib-olla näiteks mingil hetkel muutub mingiks teistsuguseks. Aga mõte lihtsalt on olnud jah selles, et me iga kord katsetame mingil moel, et kuidas on mingi selline projekt, mis on meie jaoks alati kahjumlik, et siis me mõtleme, et me saaks mingitki kasu, et me saaks mingit asja proovida, mida me muidu võib-olla ei tee. Et tookord oli meil praktikal Aimur Takk, kes tegi selle kirjatüübi. See on osa, hästi tugev selle identiteedi kandja, et seda me oleme selles mõttes edasi hoidnud, aga see peamine see visuaalne mingi idee või asi, mis seal toimub, et see on iga aasta uus.
et kui sa vaatad vist järgmise slaidi peale, on vist paar seda näidet, et noh, see põhimõtteliselt oli 10. Tallinn Music Weekis me vist mõtlesime selle peale, et kuidas seda X-i teha või mingit nagu põhimõtteliselt number 10 kuidagi kummalisena rakendada või teha, luua tähendab. Ja siis põhimõtteliselt on tehtud nii, et siin on 2 plastist toru, mis on vett täis, ehk siis mis läbi mille sai pildistada siis nagu erinevad põhimõtteliselt kujundusi, mida sa said samal ajal testida või kuskil kujundusprogrammis teksti muuta ja ringi liigutada, siis on maha pildistatud ja siis sellest nagu tekivad need kujundused iseenesest. Et me oleme sarnaselt asju näinud, tehakse ruumi või 3D programmid hästi palju, aga ma tundus, et mingi käsitooline aspekt oleks nagu põnevam. Et me oleme seal Tallinn Music Weeki puhul igasuguseid asju teinud, mingisugused vineerist mingeid asju välja saaginud ja mingid plastiliinist mingisuguseid asju teinud, või paberist ja edasi, et see on niisugune mingi asi, kus me saame vaadata, et mis juhtub, et jah, sellel puhul on probleem, et mingitel juhtul, kui sa hakkad katsetama midagi, sa ei tea kunagi, kas see töötab ja või kui palju selle peale aega läheb, et mingitel juhtudel sul tuleb, et see võiks olla tore mõte ja siis raiskad sinna mingisugune 3 nädalat aega ja siis saad aru, et see on mingi täielik jama, et see on alati see risk, mis on selliste objektidega. Kas see oli ka kuidagi konkurssi tulemusel või see on niimoodi otse kuidagi, et sooviti teilt seda lahendust? Me tegime seda Tallinn Music Weeki mingi aja, siis me mingi aeg seda ei teinud, siis tegid mingid teised disainerid seda ja siis tulid tagasi, et võiksite ikkagi edasi teha. Aga ei, see ei olnud selles mõttes konkurss. Jah, ma küsiks, et kas ka publikul on küsimusi? Või ka kommentaare, et ma näen, et siin on ka teisi inimesi, kes on kujundanud visuaalseid identiteete, et kas teie kogemused on kuidagi sarnased või on siin mingisuguseid põhimõttelisi erinevusi, et kui keegi soovib jagada. Ega ma ei sunni. Aga ma arvan, et me võime hakata lõpetama, et äkki te soovite ise midagi jagada, mis võib-olla jäi mainimata või olulist välja tuua, et mida ma ei osanud küsida kohe, et jah. Mina võib-olla tooks välja ikkagi selle tänase hetke nagu olulise visuaalne kommunikatsioon nagu militaarteemades. Et see on drastiliselt muutunud viimase 2 aasta jooksul. Ja ka Eesti Vabariigis see, kuidas kommunikeeritakse reservväelasi, kuidas kommunikeeritakse, täna tulin just, astus Sisekaitseakadeemiasse, et see kõik on saanud täiesti uue nagu tähenduse ja sinna pannakse ressurssi. Kui me vaatame, mis toimub Ukrainas, siis seal on pataljoni tasemel on tööl nagu disainerid, kes teevad identiteeti, teevad nagu reklaami konkreetsele pataljonile, tulge meile sõdima, annetage meile, toetage meid. Et see on asi, mida meil ei ole, millest meil võib-olla kuskil tagaajus oli mingi teadmine, aga et see on väga võimas, nagu see identiteet on väga võimas tööriist ka sellistes konfliktides, et see on midagi, millele mina tollel hetkel, kui ma Kaitseliitu tegin, ma ei osanud mõelda. Aga tänasel päeval, ma arvan, ja ma tean, et Eesti Vabariigis, mis ta nimi on strateegiline kommunikatsioon, et paljud disainerid käivad seal õppustel ja tegelevad selle strateegilise kommunikatsiooniga ja see on osa sellest, on väga tugev osa sellest sõjapidamisest, on see, kuidas sa ennast väljendad, milliseid sõnumeid sa saadad, kuidas sa välja näed, kui enesekindel sinu imidž, sinu identiteet nagu on, et see on identiteedi niisugune ma ei tea, uus ärkamine ei tahaks öelda, et kõlab nagu küüniliselt, aga see on asi, millele ma mõtlen nagu aeg-ajalt, et kui oluline see tegelikult on. Ja mul on pigem see küsimus, et kui palju sa ise oled mingit
teiste inimeste tehtud identiteetide järgi pidanud midagi looma, et kas see on niisugune huvitav tegevus või on see pigem niisugune ebameeldiv või et kas, noh, mis ma... Minu käest küsida? Jaa, ja kuna ma olen pidanud tegema hästi palju reklaami, hästi palju nagu disaini stiiliraamatute järgi, siis ma mäletan seda hetke, kui meie lauale jõudis Swedbanki stiiliraamat, mis oli selle laevukesega, ei olnud veel tammega. Ja see oli mingi, ma arvan, kuskil 300 lehekülge pikk. Ja siis, ja seal on kirjas kõik, mida tohib teha, ei tohi teha, tohib teha, ei tohi teha. Ja siis me vestlesime tollase kommunikatsioonijuhiga, kes seal oli, turundusdirektor, võtke need esimesed 5 lehekülget, sellest nagu piisab. Et tegelikult disainer, kes on professionaal, ei vaja seda paksu stiiliraamatut enamasti, kui ta suudab sellest stiiliraamatu ideest aru saada. Siis ülejäänud on tema jaoks juba kordus, okei, siin on mingisugune kriid või ruudustik, siin on mingid värvid, et tegelikult on mingi 3-4 lehte, mis ongi nagu piisav. Ja sarnases suurusjärgus ma olen näinud Tele2 stiiliraamatut, see oli ka kuskil, ma ei tea, ma arvan 500 lehekülge, kus on kirjeldatud kõik võimalikud juhtumid, kui juhtub midagi, kukub külili, mis siis tuleb teha, kõikideks elujuhtumiteks nagu valmistatud, et see on päris huvitav. Ja kõige raskem selle juures on see, et olenevalt siis organisatsioonist, osad organisatsioonides on niisugune nagu, siis ütlen, kooskõlastusring, et on kuskil mingid inimesed, kes ütlevad, et aga see ei ole stiiliraamatu järgi, me ei tohi nii teha. Ja siis on nagu küsimus, et aga stiiliraamatus ei olnud keeldu, et seda ei tohi teha. Et seal on sageli see sõnastuse küsimus, et kuidas see stiiliraamatus on sõnastatud, et kas stiiliraamatus on kirjutatud, et on soovitav teha nii, või stiiliraamatus on kirjutatud, et mingil juhul ei tohi teha teistmoodi. Et see on see asi, mis võib ajada nagu äris oleva inimese nagu hulluks, kui ta ei saa päris täpselt aru, mida see stiiliraamat nagu sellele ettevõtte turundusjuhile täpselt ütleb. Et kas see on nagu käsk või see on soovitus, et see on nagu siuke päris huvitav teema. Kui see disainer on Rootsis, ei. Et see ongi, et see stiiliraamatu tõlgendamine, see on minu meelest täiesti omaette kunst jällegi. Ja seal oleneb sellest selgitusest nagu väga palju, et kas sul on just seesama, et kas sul on selle mingisuguse näite kõrval on, et soovitame teha nii, või et mingil juhul ei tohi muud moodi teha kui niimoodi, et see on väga suur erinevus või mis sina arvad? Ma olen näinud rahvusvahelise Saksa kultuuriorganisatsiooni CVI-d, kus on eraldi häbiposti punkt, neil on veebis siuke asi, et kus on nagu tööd, mingi head näited, häid näited tegelikult ei ole, ongi ainult halvad näited nagu välja toodud ja siis seal on nagu nii, et teised saavad hinnata, et kui hästi on CVI-d rakendatud, neil mingi 5 tärni süsteemis ja siis põhimõtteliselt kommenteerida, et mis valesti on. Ja et ma ei tea, kas see on kõige parem viis nagu seda teha, küll aga jah, et kõige suurem võib-olla probleem, miks need on 500 leheküljes või 300 leheküljes, ongi see, et tegelikult on mingi rakendamise küsimus, et ei ole nagu inimesi, kes oskavad neid asju täpselt nagu, ma ei tea, 5 lehekülje pealt õigesti teha, et seetõttu need reeglid tekib juurde, et minu meelest see tegelikult ongi kogu selle, ma ei tea, CVI nagu kõige suurem väljakutse, et kuidas need reeglid, kuidas leida need häid rakendajaid esiteks või siis kuidas need reeglid koostada niimoodi, et see ei pea olema väga tark, et sellega nagu hakkama saada, et sa saad lugeda sellele, et saad välja kuidagi. Et päeva lõpuks nagu, kui sa näed kuskil midagi, mis on hästi disainitud mingile, ma ei tea, väiksele või suurele brändile vahet ei ole tegelikult, ja sa tead, et seal kuskil on mingi reeglistik taga, siis ongi nagu kõik nagu väga hästi läinud. Kuna keegi ei küsi midagi või küsib?
minul, ma ei tea, kas see on mingi küsimus, kui lihtsalt selline peegeldus sellele, et see oli väga hea näide sellest, et see siia ei olnud Koka raamat ja me ei saa valida seda Kokka, kes seda raamatut mõnedele kasutama hakkab. Mõned organisatsioonid on hästi, et me teame, et see majas on disainer olemas, et me anname selle raamat üle, me teame, et see inimene oskab seda kasutada. Aga päris tihti ongi see, et kui tuleb teha CVI organisatsioonile ettevõttele, kus ei ole ühtegi disainerit, ja kus tuleb näiteks töökäigus välja, et plaanigi võtta ühtegi disainerit ja kus on tegelikult sellised olukorrad, et me tegelikult tahaks selline õppi kuidagi Canvasse tõsta, me tahaks ise seda teha ja siis me lihtsalt ei mõtleme selle peale, et ma ei tea, kas saab anda näppu neid osaliselt juba mingilist välja ka, et kas on kirjutanud 300 lehekülge käske ja keelde või ma annan lihtsalt mingeid soovitusi, aga lihtsalt oma peas mõtleme selle peale, et ma teen CVI organisatsioonile, kus on ühtegi disainerit, kus ei tule ühtegi disainerit ja kus ma enda poolt, püüan anda maksimumi ja siis, kui ma lõpuks näiteks vaatan ikka seda, et kuskile Facebooki profiilil on kuva tõmmisega tehtud see mingi pilt pandud uluselt üles. Mul on vastus olemas, et võib-olla sellel ettevõttel ei olnudki stiiliraamatut vaja. Et tegelikult see aktsioom on selline, et ükskõik kui hea stiiliraamat ei kaitse halva disaineri eest. Et sellega tuleb arvestada, et sa võid neid reegleid kirjutada nii palju, kui sa tahad ja nii täpseks selle ajada, kui sa tahad ja teha 200 lehekülge või 600 lehekülge ka teha. Aga kui keegi otsustab, et ta kasutab seda kuidagi veidralt, siis ei ole sellest abi, et selles mõttes ma arvan, piisab ka 10. Ma ei tea, mis ma arvan, et kui see on see Canva tegelane, et siis tal on lihtsam tehagi kogu see CVI sinna Canvasse põhimõtteliselt ja siis et kuidagi teha talle mingid templiidid või süsteemid, mida ta oskaks rakendada ja samas nagu temaga koos seda nagu teha või kuidagi koolitada või õpetada teda, sest et muidu on see jah, kui teha mingisugune PDF mingite tootud reeglitega ja see inimene ei oska seda rakendada, siis pole selle mitte mingit mõtet. Ma arvan, see on selline alguse, tegelikult selle kohe alguses see küsimus, et kes seda nagu lõpuks nagu, mis seal ettevõttes plaanis on sellega teha või pihta hakata. Et ma arvan, et kõige nagu kallim võib-olla ongi või keerulisem jaoks ongi see, et võtta nagu inimene, kellel pole mitte mingit seda disaini tausta ja siis õpetada teda ettevõtte sees graafiliseks disaineriks versus see, et keegi teine mõni professionaal seda tööd põhimõtteliselt panna tegema. Aga jah, et mida rohkem meil seda digitaalset disaini on, mis ongi tegelikult vist enamus vähemalt, mis ma ei tea, viimasel ajal me oleme teinud, siis seal on see koht, et kuidagi tundub, et kõik need tööriistad on hästi kättesaadavad, hästi lihtsalt kasutada, et on see Canva või Figma või mis iganes. Aga tegelikult see ikkagi läheb mingil hetkel lappama, sest et nende inimeste puhul on alati suur soov olla loominguline ja hästi palju nagu sellist nagu seal on kuskil taustal on mingi siuke nagu, ma ei tea, see töö on hästi igav, mida nad muidu teevad, aga soov ennast väljendada, et ma olen alati mõelnud, et selle CV-ga peaks käima kaasas ka nagu mingi siuke saviringi, kinkevilet või midagi taolist, et inimesed saaksid oma seda nagu soovi midagi luua ja kuskil mujal väljendada, kui enda ettevõtte identiteedidokumendiga mängida. Aga kui te sellise aspekti välja toote, et kui paljude nende projektide puhul, millest te nüüd mida te avanud siin, mõtlesite selle peale, kes seda lõpuks hakkab kasutama, et kui palju te seda nagu lihtsustasite juba töö käigus või võtsite seda arvesse, et kelle kätte see läheb, et võib-olla teekski Canvasse templiidid või mis iganes on sobilik sellele organisatsioonile, et kas te... Meie proovime teha hästi palju asju otse Figmasse, ehk siis meil olekski nagu üks dokument, mis on nii kliendil kui meil ja millest tekib ka nagu põhimõtteliselt selline põhimõtteliselt veebileheküljelaadne toode või asi, aga et seal tihtilugu on see, et jah, et alguses võib klient öelda nii, et jep, väga lahe, et Figma, et see vist on isegi seal kuidagi tasuta kasutada isegi natukene, siis kõik on alguses hästi, aga siis, kui see päriselu tuleb peale, siis on ikkagi nagu nii, et ma ei tea, ma ei taha hakata, ma tahaks kuskil seal Canvas näiteks edasi teha, et see on keeruline. Aga samas näiteks mul on mõnede klientidega nii, et ta tahab endale teha mingit töökuulutust ja siis ta helistab mulle ja siis me läheme koos sinna töökuulutuste lehe peale ja siis ta ei saa mingist pillinurgast kinni ja siis me räägime, et okei, kuidas see käib ja siis järgmine kord ta teeb seda juba paremini, et nagu saab lahendada küll. Ma arvan, et ma kuskil lõpusirgel nagu loobusin Kaitseliidu puhul, et ma sain aru, et
seda ei ole, protsess on juhitamatu ja tuleb, mis tuleb, et tegelikult see on mõistetav, et inimesed tahavad ennast väljendada ja las nad siis väljendavad, kasutavad Kaitseliidu kirjatüüpi ja väljendavad, kuidas nad soovivad. Ma proovin ühe korra veel, kas keegi soovib küsida? Kui ei soovi, siis suur aitäh teile ja vabamas vormis võite veel küsida küsimusi või suhelda, et ja, aplaus Ukule ja Meelisele, aitäh teile!